Tere kõigile, annan lühikese ülevaate 19. jaanuaril toimunud volikogu istungi päevakorras olnud punktidest. Kõigepealt, nagu tavaliselt traditsiooniliselt oli vallavalitsuse info, kus siis vallavanem andis ülevaate kuu jooksul vallas toimunud sündmustest. Tooks siis välja mõned numbrid, kuna ka aasta siin vahetus. Ehk siis 1. jaanuari seisuga 2023 on Hiiumaa vallas 9758 elanikku. See on 201 inimest rohkem, kui seda oli eelmisel aastal. 11 kuu tulumaksu laekumine on täidetud 92,19%, norm on siis 91,67%. Ja seega on tulusid rohkem laekunud, kui on plaanitud. Põhitegevuse kulud on planeeritust väiksemad ja lõplikud arvestused siis aasta kohta saab esitada järgmisel korralisel volikogu istungil. Valda on oodatud tööle spordikooli direktor ja psühholoog. Tervisekassa on välja kuulutanud perearstide konkursi 2 nimistule ja sinna konkurssi on juba sooviavaldusi laekunud, aga kuna konkurss veel kestab, et siis saab sinna veel soovi avaldada, et tulla Hiiumaale perearstiks. Lennuhankega on veel probleeme ja täna veel ei ole lahendust leitud. Ja Päästeamet tunnustas valda ranniku reostuse likvideerimise eest. Kärdla põhikool on ehitaja poolt üle antud siis 28. detsember 2022 ja kuna suurmööbli hankija ei ole tähtaegades kinni pidanud, siis ei ole saanud kool veel sisse kolida ja ootab siis mööbli paigaldust, et saaks siis asuda uutes ruumides tööle. Samuti andis siis vallavanem ülevaate ühistranspordi kasutamisest eelmisel aastal. Võib-olla siis ka mõned tähtpäevad, mis on tulemas, ehk 10. veebruariks saab esitada arengukava muutmise ettepanekuid. MTÜ-de tegevustaatlused tuleb esitada 1. veebruariks ja 2022 aastal saadud toetuste aruanne 31. jaanuariks. Ning hajaasustuse programm avaneb 1. veebruar ja kestab aprillini. Siis volikogu päevakorra teine punkt oli Kiduspea küla Pärna põllumaa üksuse detailplaneeringu kehtestamine. Ja planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu muutmine rannaehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisel, krundil ehitusõiguse ja hoonestusala määramine koos olulisemate arhitektuurinõuete vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide kitsenduste ulatuse seadmisega ja see eelnõu sai vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3 oli meistri detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Kinnistu asub siis Emmaste osavallas ja planeeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks, ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala juurdepääsutee osas. 4. päevakorrapunkt oli rahvakohtuniku kandidaatide valimine. Ja see tuli siis läbi eesseisvuse volikogu päevakorda, sest Pärnu maakohtu esimees siis Toomas Talviste poolt esitati taotlus uute rahvakohtuniku kandidaatide valimiseks, kuna olemasolevate volitused lõpevad 13. veebruaril 2023. Ja kandidaatide esitamine on volikogu pädevuses. Volikogu esitas kandidaatideks Annika Graubergi, Riina Lilleõie, Helika Vilme ja Katrin Paadi. Päevakorrapunkt number 5 oli Hiiumaa valla koolieelsetes lasteasutuses lapsevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamine, selle eelnõu muudatus. Ja paragrahvi 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt. Osalustasu suurus on 45 eurot kuus ja uus hind hakkab siis kehtima 1. veebruaril 2023. Tegemist on siis lasteaedade osalustasu tõstmisega.
kõige pikem päevakorrapunkt oli siis Hiiumaa valla eelarve, oli tegemist teise lugemisega. Ja siis ettekandjateks oli Ergo Tasu ja Omar Jõpis, selge selgitusi andis ka Heidi Siirus. Teise lugemise ajaks on jõustunud Käina spordikeskuse ja elamuskeskuse tuuletorni ühendamine ja eelarve eelnõus on nende kahe asutuse eelarve üheks liidetud. Ja uus asutus siis Vaba-ajakeskus tuuletorni eelarve on 618 757 eurot. Muudatusi oli veel Kärdla osavallas, kus põhivara soetuseks on planeeritud 173 206 eurot, millest siis tänavate remontiks 123 206 eurot ja väikeinvesteeringuteks 50 000. Üldvalitsuses põhivara soetuseks on planeeritud 3 380 000, millest siis elamumajanduse arendamiseks 300 000, Käina kultuurikeskuse renoveerimiseks 1 720 000, Kärdla laste uue hoone projekteerimine 100 000, Panuküla terviseradade arendamiseks 680 000 eurot, sealhulgas teenindushoone rajamine 600 000, Palade spordihalli renoveerimine 330 000, täiendavaid vahendeid võrreldes siis 2022 eelarves planeeritule. Ja Vaba-ajakeskus tuuletorn bowlingu väljaehitamiseks 250 000 eurot. Lisaks oli siis esitatud ka muudatusettepanekuid volikogu liikme Inge Taltsi poolt ja neid siis ka arutati seal, aga muudatusettepanekud siis hääletatakse kõik koos järgmisel korralisel volikogu istungil ja saab siis esitada veel lisaks muudatusettepanekuid 5. veebruarini. Viimane päevakorrapunkt oli Inge Taltsi järelpärimisele vastamine, kus siis kiire interneti kohaste küsimustele andis Üllar Laid põhjalik ülevaate olukorrast Hiiumaal ja siis edasisest plaanidest ja sai esitada siis talle küsimusi kiire interneti kohta. Muude küsimuste all siis informeeriti volikogu liikmeid, et 2. veebruaril toimub erakorraline volikogu istung ja põhjuseks on siis tulevased valimised, ehk me peame moodustama Hiiumaa valla jaoskonna komisjonid ja nimetama sinna liikmed. Ja sinna siis saab veel lisada vajalikke päevakorrapunkte, mis selleks ajaks on valminud. Et 2. veebruaril on siis erakorraline volikogu ja 16. veebruaril on siis korraline volikogu, mida te siis saate ka jälgida läbi YouTube'i ja materjalid on ka siis kättesaadavad valla kodulehel. Aitäh tähelepanu eest ja ilusat jaanuarikuud teile kõigile!